osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee. Tere Kossu sõbrad! Mängumehed on tagasi korvpalliteemalise saatesarja teise osaga. Milline näeb välja ühe professionaalse korvpalliklubi mängupäev? Seda kõike lähme vaatama Tallinna Tehnikaülikooli spordihoonesse, et vaadata otsa korvpallurite pidupäevale läbi TalTechi meeskonna silmade. Tehnikaülikooli meeskonna mängupäeva hommik algab alati kergemat sorti viske ning taktikatreeninguga. See on saanud sarnaselt paljudele kõrgliiga meeskondadele ka peatreener Killingu tavapäraseks rutiiniloojaks, mis tõmbab meestel vere käima ning annab mängupäevale hea fookuse. Mulle meeldib see, kui mäng, et siis ei ole vahet, kas on kodumäng või on see võõrsil mäng, et hommikul kas siis ennem bussisõitu või siis hommikul ennem kodumängu ikka natukene kere liigutada, saada veri käima, et olla õhtuks vähe paremini valmis. Catch and shoot 30, kõvasti kõik loeme. Flash 45, korn, see vabaka nurk, jep, let's go! Selle aasta võistkonna puhul pigem ütleks, et kõik mehed tahavad hommikul tulla. Et on siin vanemaid mängijad, kellel nii või naa on see rutiin sisse kodeeritud, aga noortemate puhul ma ütlen, et noored poisid, kes siin on, tahavad nii või naa trennida ja neil on nii hommikul oleks saalis, kui ma trenni ei teekski. Algusel 15 minutit me jookseme lay-up, keskpositsiooni 53 soojaks. Siis peale seda 15 minutit taktikaosa, kas siis oma asjad, mõned võib-olla vastaste asjad läbi käia. Eks tuleb siin hommikuste treeningute suhtes tunniplaanid uurida välja, et saada võistkond ühtselt treenima hommikul. Ja ega samamoodi on tegelikult õhtustel aegel. Meil on siin ka magistrikraadi omavad Erik Keedus, kes peab mõned õhtud treeningutel puuduma, sellepärast et on vaja koolis olla. Ühte värvi niimoodi, et siin pool on defense juures. Läheme sinna, me käime ühte liikumist, siis ühe korra up and down. Smalts, Oll alles küll jookseb, aga sina tule juba siit, lähed, näed juba siia pool, Oll keerab ringi, see hand-off võib siin kohas olla. Tule tagasi, lähme kõik, hakkame siit peale uuesti. Ei, mängige teie regula, ma pole teile öelnud hand-off entry. Võrgatusega jep juba kahju tuleb flow pealt, põmm. Kui te alla jooksete 2 tagumist, 4 all puud, tehke paus, siis vaadake, kuidas kaitse asetseb. Kui keegi arvab, et meeskonna füsioterapeudi tööülesannete hulka kuulub vaid mängijatele massaaži tegemine ning jalgade teipimine, siis eksib rängalt. TalTechi füsioterapeut Henriette Porila täidab mitmeid ameteid. Küll tuleb pesta mänguvorme, koristada meeste järelt riietusruumi, hoida mängijatel kõhud täis ning vajadusel kuulata toetava emana ära ka meeste argimuret. Kui päris aus olla, siis tegelikult ka manager Raido aitab mind, et tema vahel paneb vormid pessu, aga minu töö on siis nad alati panna mängudeks valmis. Siis ei tohi midagi maha unustada, näiteks kui me välismängule läheme. Ütleme nii, et see room siin ruumis ei ole kõige parem. Aga iseenesest ma arvan, et ei ole midagi palju ka peale hakata. Et ma võin küll vahel siin käia koristamas ja ilusti rätikud panna, aga mul ei ole ühtegi nii tugevat lõhna, et seda töölõhna siit ära võtta. Et ta on nagu on. Vormidega nagu on ka ikka keeruline vahel keegi unustab maha, vahel võtab keegi see koju kaasa, siis otsi seda vormi mööda maja ringi. Et mina olen mängupäeva siis 2,5 tundi varem kohal, et oletame siin need mingid küpsised ja banaanid ja kõik asjad, ma ostan enne ära, see tähendab, mis ma tulin täna kodust välja 3 paiku.
ja hommikul meie viskamise ajal mind tavaliselt väga näha ei ole, sellepärast, et mina just panen neid vorme valmis, nagu me enne panime. Valmis, siis läheme ülesse. Pärast hommikust treeningut käib meeskond korra läbi veel ka koosoleku ruumist, et visata pilk peale vastasmeeskonna tugevustele ja nõrkustele. Pikalt ei ole kinna. Käime mängijad läbi. Üldises plaanis ega me väga palju informatsiooni kätte ei saa selles plaanis, et viimane mäng, millal Tallinna Kalev mängis, oli 13. veebruar. Uus treener me selle treeneri vastu mänginud ei ole, aga see roster on jälle omakorda nii palju muutunud, et täpselt ei tea, mida nõutatakse offensis ja mida kaitses. Nii palju, kui ma vaatasin agressiivsemaks, nad olid pick and rollis läinud rohkem. Põhiline on see, et me ei kujuta ette, mis satsiga nad täna tulevad ka, kuna nad on siin isolatsioonis on. Osad on siin juba 5 päeva treenida saanud, aga meie point on see, et meie peame olema ühtne võistkond, et võistkonnana neid lüüa. Hops, paistet teate, kiire, parem käsi, tahab läbi murda. See on oluline mänge, Van Dijk tagamängija meie jaoks. Just see, kuidas me suudame mängu algusel võtta tema viskekindlus ära. Tema puhul on puhas see, kui natukene ruumi on kohe vise teel. Pick and rolli olukorras otsib seda pull-up jumperit või S-crossoveriga 1-1 olukorras jumper. Kogu aeg käsi talle lähedal. Noor Pehkat teate. Viskaja. Kasemets, samamoodi, shooter. Tema nüüd puhul on see, et defense'is suudab ta rabeleda päris kõvasti. Postav! Ülikooli võistkonnale kohaselt on mängijad valdavas osas tudengid ning saavad enne koolipinki minekut igapäevaselt kehakinnituse spordihoone ruumides asuvas kohvikus. Võistkonna ühe kogenenuma ja äsja Mereakadeemiasse laevamehaanikat õppima asunud Indrek Kajupanga jaoks pole sel hooajal harvad needki hetked, kui peab võistkonnakaaslastega pead kokku panema, et matemaatika võrranditele vastuseid leida. Otsustasin 31-aastaselt ülikooli kasuks mõte, mis keerles peas tegelikult enda aega juba, et võib-olla oli siuke hirm tuli peale, et see karjäär hakkab juba sinna faasi jõudma, kus võib-olla pole palju aastaid enam jäänud, et ja olen flirtinud selle mõttega, et midagi tuleb muuta, et või mõtlema hakata, et mida edasi teha ja Mereakadeemia ei olnud võib-olla mu esimene valik, kuigi noorena ma olen sellest mõelnud küll ja olen kindlasti teistele ka seda öelnud ja väljendanud, et kui must ei oleks saanud korvpallurit või kui ma poleks Audentesesse saanud omal ajal, et ilmselt ma oleksin peale Saaremaa gümnaasiumi aastaid ikkagi Mereakadeemias läinud, et see oli siuke mõte, et mul on suguvõsas mereteemalisi mehi ja inimesi veel ja seal saarlased üldse tegelikult, et mõtlesin siis, nagu mainisin, eriala vahetamise peale, et minna siis kapteni suunda või tüürimehe suunda, et aga laevamehaanika siiamaani mulle istub ja eks ma olen võib-olla siuke vaiksem mees ka, et mul seal keldrikorrusel rahulikum nokitseda omi asju, et alguses oli see eriti naljakas, et siin nooremad poisid said siukse peatäie naeru pidada minu üle ka, et kui ma jälle tulin koolist oma mingi matemaatika ülesannetega ja siis riietusruumis puidetiga neid lahendasime ja vaidlesime, et mis see õige vastus siis on ja küsisime veel, käisime maja peal ringi ja otsisime tarku inimesi, kes meid aitaks. Võistkonna keemia selle loo ajal ma ütleks väga lihtne, kui sul on samad eesti keelt kõnelevad mehed riietusruumis, siis on nagu kõik palju lihtsam, kui mul varasemalt on olnud, et ma ilmselt ei ole nii pingevaba riietusruumi tegelikult kuskil varem näinud, et aitäh teile! Juba aastaid võistkonna manageri rolli täitnud Raido Ringmets kodumängude ajal meeskonna pingile ei istu ja treeneritele nõu andma ei kipu. Topeltkarjääri võimalus on tema hinnangul see, mis on toonud meeskonda ligi 75% oma ülikooli tudengeid.
Kodumängudel on see eelis, et ega ma väga enam seal pingi peal ei istugi, et ma põlen natukene teistmoodi ja elan kaasa nagu kõrvalt, ja lihtsam on ka, et mitte seal pingi peal istuda, et kui juhtubki näiteks mingi sihuke erandkorraline asi, et midagi on vaja äkkorras teha või nii edasi, et siis on mul lihtsam joosta seda kuskilt ülevalt jooksma, kuskilt rõdu pealt, kui ma tulen sealt meeskonna pingi pealt ja segan nagu meeskonna rütmi sellega, et nemad tunnetavad ka, et midagi on valesti, et ma aeg-ajalt käin nagu meie noord pikemad mängijad natukene trennis nagu siis, no ei saa öelda treenimas, aga no ma teen koos sparring taga, et Karl Anders Matute Berneriga, et mulle nagu iseenesest see asi väga meeldib. Ja no sellega piirdub minu treeneri töö praegu, et ikka rohkem olema paberimääri. Meie siuke pealtvaatajaskond hakkas jah siin keskmiselt sinna 500 juurde jõudma, aga noh, siis tulid igavesed erinevad piirangud ja noh, sa oled ise siin saalis piisavalt mänginud, et kui siia saali 500 kaasaelajat panna, see on otseses mõttes kaasaelajat, kes ikkagi teevad häält, siis on päris äge siin mängida. Noh, siin tuleb kiitust kindlasti avaldada selle organisatsiooni eelmisel juhile Heino Lillele, kes on seda asja nagu aastaid juba siin õhus hoidnud ja nagu sellega toimetanud ilusti. Et me oleme suutnud siin nagu järgmised sammud teha, et meie klubi on suuremaks läinud, et meil on abipersonal, meil on koostöö spordiraviga, mis annab meie mängijatele hea võimaluse taastuseks ja asjaks, et noh, siuksed nipet-näpet asjad, et meil on oma kodu, noh, selles mõttes, et meil on oma saal, olles ka ise mängija olnud, siis mina arvan, et mängijana on nagu kõige tähtsam see, et sa tunned, et sinust hoolitakse, et kui sul on mingi mure või asi, et siis sa ei pea nagu sellega nagu üksi olema, et sa pöördud kellegi poole ja siis nagu klubi nagu hoolitseb ka su eest, et mina arvan, et see võib-olla on nagu meie klubi kõige suurem võit. Meie klubi koosneb tänasel hetkel, meil on hingekirjas on mängijaid 15 mängijat ja nendest meie oma üliõpilasi oma üliõpilasteks peaks nimetame on 75%, noh. Et see on niisugune taotluslik käik, et noh, et meie moto on, et topeltkarjäär. Enne mängueelset meeskonna koosolekut arutavad treenerid isekeskis läbi veel kogu mänguplaani. Selles osas kuluvad pika ja eduka mängijakarjääri lõpetanud Gregor Arbeti nõuanded noorele peatreenerile Killingule Marjaks ära. Esimene hooaeg treeneri rollis on endise rahvuskoondise jaoks olnud uus ja huvitav kogemus, ent kahte ametit omavahel võrrelda on siiski keeruline. Kodumäng on, siis siin on päris palju muid tegevusi, et siis treenerina ei tule nagu see närv nii lihtsalt sisse, et kui lõpuks siin peatreener Killingu asju arutame, et võib-olla siis hakkad selle peale nagu rohkem mõtlema ja süvenema, aga pigem oli mängijana, et siis juba olid mingid omad rutiinid, kuidas siis neid asju lahendada, et treenerina pole veel neid niimoodi tekkinud. Eks meil on mingisugused siuksed omamoodi nagu treenerite suhted nagu tekkinud, et minul on kogemusi treenerina pole ju üldse, et ma nagu mõtlengi ennast tema siukse nii-öelda nõuandjana või me arutame päris palju asju, et mina siis, kui endise mängijana annan mingit nõu, tema paneb selle kuidagi siis nii-öelda treeneri nii-öelda tarkuse sinna juurde. Lips 3 peal, Vene või Ivo Van Damme ja siis McLaughlin. Noh, ma arvan, et Keedusega ei ole probleemi, tema võib nagu katta, aga seal on see, et me peame siis vaatama eriti, kui ta läheb 3 peal, et meil oleks see peal, siis muidu nad hakkavad card-post'i nii-öelda lipsule mängima. No. Et siis just jälgi seda, et kui see olukord tekib, et siis oleks kohe see saabi moment meil. No teine on see sama rünnakul, et alla otsime nagu neid optsioonid ka, kuidas kaitse mängib, et ei pea pea ees kogu aeg ühte sama vurre jääma. Ma ei maga päeval enam, et kui muidu oli mängijana oli see, et tegid trenni ära, läksid, viskasid pikali, tulid mängule, et nüüd on nii palju muid tegevusi on juures, et sellist aega enam ei ole.
algusel jätame 1-1 peale nii-öelda selles plaanis. Muidugi ta võitleb nii palju, kui on 3/4 enne ja no, aga ma arvan, et esialgu jätaks selle esimese trepi jätaks välja. No, üritaks nii, et me ei lase neil seda shot nii-öelda rutiini kätte saada. No. Ma veel meistriliiga trennis pole ketsi jalga tõmmanud, et ma paar mängu esiliigas tegin, aga meistriliigas ei ole, et oleme veel hakkama saanud ilma selleta, et ma pean ketsid jalga tõmmama. Kuna mu mängija karjäär on oluliselt pikem olnud, et siis ma neid päevi või neid võite olen nagu rohkem nautinud, et eks neid treenerina või siin teisel pool võistkonnas oleva isikuna neid alles hakkan nautima. Ma tulen paar tundi varem siia kohale ja hakkan siis tegelema mängijate nende probleemidega. Hetkel siis Sandril siin on puusaliigesega probleemid ja me üritame siis saada natuke seda liigest soojemaks, natuke lahtisemaks, et tal oleks mugav mängida ja oma soojendust teha. Oliver siin teebib ennast ise, mis on iseenesest parem variant kui see, kui füsio teebib, sest ta saab panna vastavalt enda tugevusele ja tahtele kõik teebi paika. Aga tavaliselt seda esimest hetke, kui mäng algab, ma väga tihti ei näe. Et selle jaoks peab vedama, et kõik on pudelid antud tehtud, et seal maas on ka joogid, mis ma olen ära teinud ja siis neil on veed ja isotoonilised joogid, mida nad siis saavad mängu ajal juua ja neile antakse see kätte koos rätikute, kõikide asjadega, mis nad vajavad. On meil selles mõttes kõik väga hästi, et nad kohtlevad austusega ja meil on selline hea vastastikune professionaalne suhe, et probleeme küll ei olnud. Armas on see, kui vahel nagu enamalt ikkagi meeskonnatiimides juhtub ropendamisi asju, aga siis vahel neil tuleb meelde, et ma seisan ka kuskil kõrval, see on mingil täiesti suvalisel hetkel, siis nad on sorry Henriette, sorry doktor, aga enamalt ikkagi ma arvan, et on kõik täitsa tavapärane. Eks igal treeneril rituaale on ka minul. Üks, mis on pereinimesel hommikul enne mängu tahaks saada hea une siukse hommikul 8, et saaks ennast välja puhata. Siis on kindlasti hommikul hea kohvi ja kui autoga tööle tulla, siis oma lemmik muusikapala peale panna ja siis sellel flow'ga seda päeva alustada. On reeglid, väljasõidul on ka reeglid, mitu tundi me varem peaksime saalis olema, et kõik saaksid oma asjad ära teha, kellel vaja pikemalt, kellel lühemalt, aga kodusaalis on miinimum tund 15 peaksid olema kõik mehed nagu vormis, et siis tegelevad oma asjadega. Mõned mängijad kindlasti tulevad siin 2 tundi varem, treener on terve päev majas, aga koosoleku olen pannud 43 minutit ennem mängu algust, see on selle jaoks, et tead, palju endal koosolekul läheb, siis veel mängijatel seal veel omad nipet-näpet teha, et täpselt jõuda pool tundi varem enne mängu algust siis ühise soojenduseni, mis siis kestab kuni mängu alguseni. Täpselt ei vähem ega rohkem kui 43 minutit enne mängu algust suundub meeskond viimast korda ühiselt tugeva töölõhnaga mehitatud riietusruumi nõu pidama, et käia üle veel kõik põhinüansid, millele konkreetsel mängul fookus asetada. Selleks ajaks peavad olema mängueelsed rituaalid tehtud ning valmis oleks seatud 100%-liseks. Let's go! Number 1 asi. Kõik mäng algab praegust hetkest sellest riietusruumis ja see lõpeb siis, kui on kõlanud lõpusireen ja kohtunikud on andnud vile. See fookus peab kestma siit hetkest kuni siis selle hetkeni. Olla fookuses kogu selle vältel. Mäng hakkab siit riietusruumist. Me peame püsima koos, võitlema koos ja nautima koos. Davai, let's go! Hasta!
Tänasest Maafesti Läti korvpalliühisliigas lähevad omavahel vastamisi külalismeeskond Tallinna Kalev TLÜ ning kodumeeskond TalTech. Let's go! Ja ne oli paiste ja siis see number 4 Ander, okei? Tõstame! Lauda! Läheb! Lauda! Time out! Come on, kutid, me alustame jälle 0-7, 2-3-st me. Jälle hakkab see, et 60%-ga ja siis hakkame tagaaja rollis. Good job! Hästi! Tule! Õige! Hästi! Good job! Hästi, käed vahel, õige, räägi! Hästi, Marek, tule! Hea see! Räägi! Ei ole vaja peale minna seal ju! Tule! Ei, Marek, ei, noh! Nüüd on see, üks mees blokeerib meil neid šotte päris korralik. Nüüd kui sa lähed, on. Üks asi on see, kui Kirresto tuleb tagasi, pall tuleb vastu lauda sooritada, siis loetakse ära. Teine, kui on siukses olukorras on, shot fake, ta hüppab iga asja peale, põmm, sealt siis saab lahendada. Kasutage shot fake, ärge nüüd selle flow pealt on, ta tuleb, aga tahab pühkida ainult. Siis tekib see, et ta saab vea ka. Okei. Teeme selle algus uuesti. Sokk, Kaju, Oll, Smallar pall. Okei, tuleb põmm, Keedus tuleb siit. Okei, kui ei, peale seda Tann tuleb kohe järele ja Kajuga pikem pop turka. Okei, Tai, let's go! Vastu! Lõpusireen paneb punkti mängupäeva kulminatsioonile, ent sellega pole kaugeltki võistkonna töö tehtud, sest nagu öeldakse, sa oled täpselt nii hea, kui oli sinu viimane mäng. Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee. Kes meist ei oleks koduhoovi korvpalliväljakul mänginud 5–. Aga kui kõvad viskemehed ikkagi on korvpalli meistriliiga mängumehed ja kes kroonitakse 5- tšempionaadi võitjaks? Oleme valinud 8 mängumeest ja asetanud nad veerandfinaalidesse, kes asuvad võitlema 5- tšempioni tiitlile. Mängureeglid on lihtsad. Mäng kestab seni, kuni üks mängijatest kogub kokku 5-. Võitja liigub edasi järgmisesse ringi, kaotaja jaoks on selleks korraks turniir lõppenud. Lisaks tavapärastele viskepositsioonidele annavad mängule vürtsi Saku viskekohad. Saame näha, kelle närvid paremini vastu peavad.
5- tšempionaadi teises veerandfinaalpaaris tulevad väljakule turniiritabeli 4. ja 5. asetus. Tallinna Tehnikaülikooli meeskonna esindajana 30-aastane Erik Keedus ja talle tuleb vastu 26-aastane Rakvere viskekahur Egert Haller. No Erik, pöördun kõigepealt sinu poole, kui palju üldse 5- mängimisega kokku oled puutunud? Ikka väga palju, et noorema seas rohkem kindlasti. Kunagi Graamo-särgis sai kindlasti Leismetsaga väga palju seda mängitud. Nüüd viimasel ajal võib-olla vähem, aga 5- on niisugune hea mäng soendusekski. Egert, kogenud Keedus on sul täna vastaseks. Oled juba läbi skautinud, mis kohast ta kõige haavatavam võiks olla? Ma arvan, et Keeduse puhul rünnaku mõttes on enam-vähem sama tüüpi mängijaga nagu mina tegemist, et eks mul mingid omad ideed on, aga ma siin kaamera ees ei hakka seda praegu välja ütlema, et eks väljakul näeme. No ma annan sulle väikse vihje, sinu vabaviskeprotsent sel hooajal 91 ja Keedusel vastu panna vaid 74. Kas see võiks olla koht, kust hakata vastast murdma? No ma arvan, et see võiks olla koht. Ja Erik, sinu pool, et kas Hallerit on üldse võimalik kuskilt otsast murda? Kindlasti on. Et vaatame, kas me ikka mõtlesime, et me 3 joonest sisse poole seekord ei lähe, et äkki seda vabakat ei proovi. No näis, mõlemad kõvad kaugviske snaiprid, vaatame, kes peale jääb. Üks, 2, 3. No, ma olen mees alustab. Alusta ikka ise. Saan soojendus ise. Ei lähe. Hästi. Natuke põnevaks, mõtlen samme tahapoole. Muidugi, õige. Siit, jah? No ütleme, üks samm väga poolt, jah. Kuku. Ei, 1-0. No. Ei lähe. Hea käega talt äkki mehed. Üks jah. Ai, see ei lähe kuhugi. 2-2 jah. 2-2 jah. Oi, keerab välja. 3-2 jah. No nii. Saakust kaugemalt, jah? Jah, Saak on liiga lähedal. Ei saa kuskile. Läks. Ei lähe. See pakub mulle, ma pean võtma vastana. Ulme. Ei lähe. Hästi, Erka. 3, jah. 2 viskemäng, 2 keskjoone viset. Noh, keskelt võid panema. Ma pean ikka välja ka viskama ise. Siit või? Jep. Oppa! Ütleme siis sama joone peal Saku sellega siit poolt. Noh. Ei ole jälle. Läks ikka. Tule, see ei loe, kui sa ütled, ei ole. No nii, teisest veerandfinaalist liigub siis tasavägise mängu järel edasi Egert Haller, seis 5-4. No Egert, mis siis selle tänase mängu sinu kasuks kaalutas? Raske öelda, ma viskasin lõpus rohkem sisse otsustavatel hetkedel, et kui oli õnne rohkem ja paar viset, mis tundus mööda minevat, läksid sisse, et ma arvan, et see oli võidu põhjus. No 3 joones sissepoole te mängu jooksul ei liikunudki, oli see selline härrasmeeste kokkulepe? No kui sa vaatad meie mängu nagu päris väljakul ka, siis see on küllaltki sarnane, et väga palju seal 3 sekundi alas ei käi, et me
Siuke sõbralik kokkulepe, jah, härrasmeeste kokkulepe, nagu sa ütlesid. No Erik, 4-2 olid ees. Kas võiduhirm tuli peale? Ma ei tea, mis juhtus. Et tavaliselt nii, et mulle meeldib siis visata, kui kaitse peal on. Vaata, Egertile sobib rohkem see, et on vabalt. Vaata. Ilmselt see lõpuks vahe oligi. No Egert poolfinaalist tuleb vana sõber Martin Torvek vastu, on juba plaan mõttes olemas. Peaks lihtsamaks minema. No selge. Näis, kas poolfinaal saab Alleri jaoks olema lihtne jalutuskäik, seda siis juba järgmistel kordadel. Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee